Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti. Juba 40. osa on kuuldaval. Mina olen Regina Jaakson ja salvestame Pärnu hoobis. Täna kutsusin külla meesterahva, kes alles hiljuti sai ka Pärnu linnalt terviseedendaja tiitli. Tere tulemast, Randel Peerna. Tere ja tänud kutsumast. Mille eest ta siis nüüd selle tunnustuse said? Ma usun, et see tunnustus tuli läbi selle, et tegelen erivajadustega inimeste sportliku tegevusega. Mis see siis tähendab, et sa tegeled erivajadustega inimeste sportliku tegevusega? Et mis see tähendab, kui sa seda lahti selgitad? No põhitöö on ikkagi neid treenida. Järgmine on kindlasti see, et otsida neile sportlikku tegevust. Ehk siis kõiki spordialasid, mida nad suudavad ise teha. Kuidas sa selleni jõudsid, selle treenimise juurde? See on juba 25 aastat tagasi, kui Villa Medicas Andres Lindmäe ütles mulle, et tuleb treenima hakata, siis saab iseseisvalt kõndima. Ja siis ongi see, et hakkasin treenima. Siis juba poole aasta pärast päris iseseisvalt kõndima, nii et ma ei vajanud enam kõrvalist abi. Ja niimoodi see on läinud. Millest sinule liikumine oli takistatud või millest see tuli? Sünnitraumast. Ja selleks läks 20 aastat ennem, kui mõistus pähe tuli ja et ratastoolis ikka kõige põnevam ei ole. Et siis oli veel selline aeg ka, kus vanemad käisid tööl, vanaisa olid lahkunud, ehk see on see, et kellegil polnud nagu aega ja siis olid see, et pidid kodus ise leidma omale tegevust ja siis see 2001 suvi oli väga ilus ja siis saigi nagu mõeldud ja tehtud ja sellest ajast saadik on liigutud ja treenitud regulaarselt vähemalt 4 korda nädalas ja nüüd aitame teisi. Ehk et sisuliselt enda elust 21 aastat olid sa ratastoolis? Niivõrd kuivõrd jah, selles suhtes, et ega praegused vanemad majad, seal ei olnud ka väga võimalust ratastooliga liikuda, et see tähendab seda, et sa pidid ikkagi kroomama või mööda seina kõndima ja. Seinatool nagu? Jah, aga ikka selline abivajadus oli ka kogu aeg, et selles suhtes keegi pidi alati nagu olema olemas, kui sa tahtsid punktist A punkti B. Ja siis sa ütlesid Andres Lindmäe juurde? Jaa, tema oli just Ameerikast õppimast tulnud ja siis ma räägin, et kogu see värk on olnud õigel ajal õiges kohas, et algul pandi mulle ju ka kirurgi aeg, et hakkame neid põlvekõõluseid nagu venitama. Lõigatakse läbi ja siis pikendatakse. Aga ma mõtlesin, et ei, saab ikka ilma ka. Ja siis juba paar kuud hiljem Andres võttis selle kirurgi aja maha, et vist ei ole vaja. Kuidas see siis välja nägi? Selles mõttes, et kui sulle Andres ütles, et nüüd ei ole muud teha, kui pead ikkagi ise treenima hakkama, eks ju. Et kuidas see algus siis oli? See oli 6. august 2001 kell 4 õhtul. Nii hästi mäletad? No ikka, see on nii suur muutus, et see jääb eluks ajaks meelde. Ja peale seda, kui Andres oli öelnud, et läbi treenimise proovime. Ega nad siiamaani veel, väga kaua aega veel ei uskunud, mida nad ei olnud ka näinud. Et keegi sellist asja nagu suudab. Aga jaa, siis kui ma selle uudise nagu teada sain, siis ma läksin koju ostsin Obi Alli ja Antila trenasööridest tühjaks. Tegin koju endale sellise koduse jõusaali ja sealt siis hakkas pihta esimesed nädalad vist oli nagu tööpäevad 8 tundi. Sellepärast oli ju täielik lihase puudulikkus, jõusaali ei lubatud selles suhtes, et seal on raskused, et ma võin endale liiga teha. Aasta aega pidin kodus treenima ja siis ma sain Villa Medica jõusaali nagu edasi. 8 tundi päevas? Jaa. See on päris suur. Mõnusad. Ei mul oli lõppkokkuvõttes oli niimoodi, et rattaga sai nii palju sõidetud, et
mul oli puhkepulss oli 32 ja siis mõtlesin, et siis ma sain mingi külmetusega selle roiete vahelise põletiku. Ja siis ma mõtlesin, oi, kui näe, midagi on südamel häda vist. Arst käis kodus, küsis, treenite? Treeniga siis natuke vähem. Et selles suhtes, et ei olnud häda midagi, ainult oligi see roiete vaheline põletik ja mis tegi nagu valu. Aga muidu oli kõik korras. Aga see moment, kui sa nagu teadsid, et sa vead välja, et sa hakkad kõndima, see sisemine kindel veendumus. No aga seda litakat oligi vaja, ega minul oli ainult vaja teadmist. Selles suhtes ülejäänud juba tuli kõik ise. Et keegi ütleb, et sa saad hakkama? Jah. Okei. Täna, kuidas sa teisi aitad? Paar aastat trennisin ise, siis tegime koostöös siis sellise erivajadustele mõeldud jõusaali treeneri paberid. Ja siis mõtlesin ka, et paberid käes, peaks nagu kõiki aitama hakkama. Siis oli ka, et algul sai pandud 12-tunniseid tööpäevi. Et kuidas kõiki peab ju suutma aidata. Et jah, see olid ka esimesed inimesed, kes on ikkagi abi saanud. On kuidagi läbi minu saanud päris uue elu. Need on tänase päevani nagu kõik inimesed on alles. Et selles suhtes, et see on nagu oma suur pere. Et need esimesedki täna veel. Kui nad ei ole tükk aega kirjutanud ega helistanud, siis nad ikkagi jälle mingi aeg. Kui nad on jälle millegi uuega hakkama saanud, siis nad helistavad ja näe, ma teen jälle midagi uut. Kuidas nad sind üles leiavad või mismoodi nad on sinu poole pöördunud või kuidas see kontakt on alguse saanud? Kõige põnevam on see, et mind suurem jagu leitakse Pärnu linna vahel liikudes. Väga palju on niimoodi, et inimesed tulevad tänaval küsima, siis on autodega kõrval seisma jäetud, et me oleme siin terve punt autosid, taksosid otsib mind Pärnu linna vahel. Et nüüd on leitud. Aga kuidas nad teavad sind otsida? Tegelikult on see, et minu esimesed tööd ja värgid, nendest on nagu väga palju saateid tehtud. Meil on Ringvaates olen olnud meie inimesed siis Pärnu lehes ja niimoodi nad siis nagu otsivad. On kohti Pärnu linnas, kus on öeldud, et ma ei ela juba ammu Eestis. Et mind ei tasu siit Pärnu vahelt otsida. Miks nii? Osad kardavad, nagu ma võtaks kellelgi töö ära. Mis see tähendab? Minul on treeneri paberid, aga ma ei ole füsioterapeut. Ja see tähendabki seda, et osad inimesed arvavad, et treeneri paberitega tehakse füsiotööd. Et nagu sina teeksid treeneri paberitega füsiotööd? Ja. Okay. Aga tegelikult ei, igal ühel jääb oma töö. Ja mul on ka sellised kliendid umbes minu diagnoosi taustaga. Et selles suhtes ma ei lähe kuhugi nagu, mida ma nagu ei oska või ei tea, seda ma nagu nokkima ei lähe. Et mul peab olema ikkagi see, et ma olen selle nagu ise siis läbi teinud ja sinna paneme siis selle treeneri oskused ja teadmised juurde ja siis tulevad tulemused. Kuidas see välja näeb inimesel, kes ei ole aastaid iseseisvalt saanud kõndida, ta on liikunud ratastoolis? Kuidas see pihte hakkab see töö ja see protsess? Kõigepealt venitame ta need pinges lihased lahti, et ta tunneb, et ta on lihtsalt on hea olla, et selle tunneb ära. Ja siis hakkame vaikselt lihast treenima ja julgust. Selles suhtes, et väga paljudel on kõik lihased ja kõik asjad nagu olemas, aga hirm kukkuda ja hirm uue elu ees. Kui sa oled ikkagi olnud kaua erivajadusega ja mingil hetkel on sul nagu kõik teed lahti, et see on ka päris hirmutav ja mitte ainult nendele erivajadustele, vaid ka väga paljudele laste vanematele on see tegelikult hirmutav, sellepärast, et nad on harjunud sellega, et neil on erivajadusega laps.
24/7 tuleb nagu juures olla. Aga siis tegelikult mingil hetkel vaatad, et liigub ju, me ei võta kunagi ära diagnoosi, aga me aitame lihtsalt selle diagnoosiga paremini hakkama saada. Kui palju, sa tõidki välja, et siin on ka ju hirmud ka uue elu ees, eks ju, kui palju toimub siis selles kohas ka nagu mõttetasandil tööd? Ei, algul ongi ju 2 tundi juttu ja mind on peetud ammu juba kirikuõpetajaks, et tuleb sellist ühesugust juttu mitu tundi. Ma olen väga paljud aidanud puhtalt jutuga nagu uuele elule. Et siin ei olegi mingit väga suurt tööd olnud taga. Aga ongi need hirmud, mis ja kus ja kuidas ja järsku ma kukun ja väga palju on see, et erivajadustel on oma ringkonnad. Kui mina saan paremaks, mis mu sõpradest saab, et sellised väga imelikud hirmud on, aga inimesed ümberringi ju ära ei kao. Uusi inimesi tuleb ainult mõnuga juurde. Kui ma sain jalad alla, hakkasin teisi treenima, siis tuli 2 silla klubi, millest saab täna see aasta, saab 20 aastat oldud ja tehtud. Ja niimoodi see oligi. Järgmisena tuli juba Pärnu sõudeklubi, kus olidki täiesti teistsugused sportlikud, täiesti terved. Ja siis oligi see, et sa pidid ju ka kohanema täiesti teistsuguse eluga ja see tuleb hästi välja. Ja täna ma teengi seda erivajadustega tööd ka sellepärast, et nad ei kardaks. Ütleme niimoodi, et praegu on see, et erivajadusega inimene kardab tervet inimest ja terve inimene kardab erivajadusega inimest. Ja nüüd ongi see, et meie tänane töö nagu läbi selle eriolümpia spordi võimaluste loomise ongi see, et panna kõik spordialad Pärnus tippspordiklubidega kokku, et ei oleks seda hirmu, et inimesed näevad, et kõik on peaaegu ühesugused, et keegi ei pea kedagi kartma, keegi ei ammusta kedagi ja seda tänu vaprusele ja Amanita jalgpalli omadele on see väga hea on vaadata kõrvalt, kuidas nagu kõik töötabki nii nagu me oleme oma unistustes ette näinud. No rääkides enda seisukohalt siis, kui mina tänaval erivajadusega inimesega kokku puutun või ka sinuga, eks ju, siis esimene asi on see, ma tahan ju kohe aidata, eks ju. Ja siis ma ei tea, et mis hetkel nagu tohib aidata, mida ma nagu ei tohiks teha ja ma arvan, et sealt tuleb see hirm, et ma ei oska nagu kuidagi olla, on ju. Et aga kui on erivajadusega inimesel, miks see kartus teistpidi siis on? Ei, ma tean aru küll, kunagi oli see, et kui ma hakkasin nagu jõusaalides ja spordiklubides käima. Et see, et väga paljudel on öeldud, et nagu me teeme oma asju palju aeglasemalt ja siis teised nagu arvavad, et neil on kogu aeg kiire. Et see ongi see, et kui sa jõusaalis kuskil mingit harjutust teed, siis on sul juba peaaegu nagu järjekord selja taga ja see tekitabki seda hirmu. Aga mul ei ole seda kunagi olnud, mul ei ole mitte üheski spordiklubis teised sportlased nagu halvasti öelnud selles suhtes. Minu suhtumine on eluaeg olnud selline, et me oleme kõik ühesugused. Ma selle hirmu, et kuidagi võtab asjad kauem aega, võtan selles osas kohe maha, et mul armas abikaasa käib ka vahepeal lindi peal jooksmas, kui on väga külm aeg ja seal on, ta ikka ütleb, et üks inimene täitsa terve inimene, nii nagu tavasportlane, eks ju. Et ühe inimesega neil on alati niimoodi, et kumb enne jõuab, see selle trenažööri siis ära võtab, eks ju, ja samamoodi läheb väga pikalt aega. et see ei sõltu üldse nagu inimese nii-öelda võimekusest. Ei jah, seda õnneks küll, aga osadele on lihtsalt halvasti öeldud ja siis tekibki see, et kellelegi juba öeldud, siis see jutt läheb levima ja siis ongi see, et järsku oligi see mõlemapoolne mingi arusaamatus ja tekivadki suured mured. Ja väga palju on ka seda, et tänapäeval käiakse telefoniga, käiakse nagu
trennides. Et kunagi ühes spordiklubis treenides tuli selline mure, et teised ei saa ennast pildistada. Sellepärast, et erivajadusega inimesed võivad kogemata pilli peale jääda ja see rikub pilli ära. Sellised mured on ühiskonnas. Ja, sellised mured on iga päevaga järjest nagu suuremad, et tegelikult võiks trenni ära teha ja siis pildistada, aga mitte seda, et sa pildistad nagu iga harjutuse järel. Ja siis ongi see, et järsku mõni erivajadus satub selja tagant õigel ajal pildi peale. Miks trennis üldse peaks pildistama? Ma ei tea. Ei ole kunagi pildistanud. Aga juba põguselt puudutasid ka koostööd Amanita ja Vapruse vahel, et ole hea, räägi natuke sellest poolest, mismoodi see alguse sai. See kõik saigi alguse selles suhtes, et me tegime koostöös Eriolümpia Eesti ühendusega sellise asja, et Pärnus on Eriolümpia küll olemas, on Päikesekool ja Kuninga tänava põhikool vist. Jah, seal 2 koolis on nagu laste jaoks loodud Eriolümpia, aga täiskasvanutele ei ole. Ja siis me võtsime selle nagu enda peale, et me loome Eriolümpia sportlastele Pärnus kõik võimalused. Ja kellega siis me? Siit ongi see, et kõik need asutused, kes kuuluvad Eriolümpia ühenduse alla. Kes kuuluvad, mina ei tea. Kes kuuluvad, siin täna kuulub Pärnus, ütleme, võtame siis juba hakkame kaugemalt minema. Ütleme, Viira kodu, Tori, siis Amanita, Pärnu Marja kodu ja siis hoolekandeteenuse omad. Meil on täna kuskil regulaarselt liikumas 30-40 sportlast. Mis aladel te liigute ja toimetate? Jalgpall on meie pealehm. Siis on kindlasti bowlingutreeningud iganädalaselt. Suviti on kergejõustik, kõik jooksud ja sellised asjad. Nüüd, kui see jalgpalli ime, millest täna veel väga rääkida ei tohi, kui see nagu välja tuleb, ma usun, et siis ei lähe enam kaua, kui ütleme 16 spordiala on Pärnus olemas, millega saavad igapäevaselt tegutseda. Ja siis ütleme, Eriolümpia on puhtalt intellekti puudega, et teeme nendele ka elu põnevaks. Et selles suhtes me oleme ikkagi selle vindi juba nii kõvasti üle keeranud, et 2 aastat tagasi, kui ma Eriolümpia ja siis Kaisaga spordiliidust laua taga istusime ja mõtlesime, mida me teeme. Siis meil veel selliseid unistusi ei olnud. Täna on oma mingid räägid, otsid sponsoreid ja värki. Siis on see, et kui sina seal taga oled, siis ikka tuleme appi. Et selles suhtes on see nii äge värk, et oma nimi maksab juba nii palju, et inimesed jooksevad. Aga täna ei saa veel nagu kindla peale öelda selles suhtes, et need plaanid lähevad iga päevaga järjest suuremaks, et kes siis on nagu kuskil peasponsorid ja kes on siis väiksemad sponsorid. Ootame selle Vapruse ime ära, kus ma räägin, et mina tean sellest aasta algusest saadik. Algul väga uni ei tahtnud enam tulla. Ja siis ma sain aru, et Karin Vaprusest on seal rahulikult taga, et siis ma mõtlesin, et siis on sellega korras. Et siis ootame lihtsalt ära selle, millal võib suulati teha. Väga äge, midagi väga-väga suurt on tulemas, ma saan aru. Ja see ongi see, et ma löön Pärnu hotellid ja kõik majutusasutused täis selles suhtes, neid nii suuri võistlusi ei ole veel Eestis nähtud.
issand, kui äge. On mitte oodata, aga ärme siis praegu sellel rohkem peatu. Räägime sellest, mis on juba toimunud, et mis on juba tänaseks aset leidnud selliseid suuremaid väljundeid erivajadustega inimestele sportimise mõttes. Eile käisime kurtide ühingu bowlinguvõistlusel osadega, järgmine nädal on koroonavõistlused. Ega siin ongi see, et ma olen omale teinud sellise põhimõtte, et kui pühapäev on vaba, siis on hästi. Selles suhtes, et kogu seda asja tööle saada ja näha neid rõõmsaid nägusid. Et mu käest on nagu väga paljud tulnud tänaval küsima, et kus sa nagu ennem olid. Miks nende peale nagu ei ole nagu ennem mõeldud. Aga tegelikult need võimalused on ju olnud juba 2000 aastate algusest. Aga lihtsalt igaks asjaks on oma õige aeg. Kui me räägime erinevatest sportimisvõimalustest, siis millised on tänasel päeval juba Pärnus ja Pärnumaal erivajadustega inimestel võimalused liikumiseks ja sportlikult siis aega veeta? Sportlikult on bowling, ütleme regulaarselt, jalgpall, meil on kindlasti ratastooli tennis, mis on väga head tasemel. Ja siis selliseid väiksemaid alasid on nagu kogu aeg. Aga need on ka see, et kõigepealt räägid mitu päeva, et nad ei jammusta. Et võivad tulla. Inimeste see hirmu maha võtmine on nagu see põhiline töö. Kummal siis hirmu maha võtmine? Kui ma näiteks räägime siin, et kasutada linnas olevaid neid ruume, staadioneid. Ja siis ongi see, et põhitöö on ju see, et me ei lõhu, et me ei ammusta, et kui me oma treeningu ära teeme, siis me jätame samasugusesse korda, nagu ta ennem oli. Et selles suhtes keegi ei pea kartma. No huvitav, kus kohast see hirm siis tulnud on? Ma usun, et meil on see nõukaaeg siin taga, mis on väga palju kuidagi muutnud meie arusaama. Tänase päeva enam ei karda. Et selles suhtes mul on ette näidata need, kes nagu regulaarselt on juba 2 aastat teinud, mitte midagi pole juhtunud, et tänu sellele tulevad ka teised uksed lahti. Et ma räägin, et meil on küll pehalehm jalgpall, aga tegelikult on meil Pärnus ka väga heal tasemel korvpallitiimid, kuhu alla saaks selle eriolümpia korvpalli tiimi nagu ehitada. Ja samamoodi siis tippu treenida ja siis ütleme niimoodi, et kohver peab kogu aeg pakitud. Praegu, kuidas sa tunned, et see töö, mis sa teinud oled siin aastate jooksul, see on mega suur. Ja kui palju sa ise endale selle sees nagu ütled, et Randel väga äge, tubli. Ei viimased 2 kuud. Miks siis just? Ei nüüd ma räägin, nüüd on nagu kõik need asjad nagu hakkad paisu tagant kuskilt nagu välja tulema, et nagu kõik korraga, et kui see ongi see, et kui kellelgi kuskil läheb hästi, siis tahavad kõik. See ongi see, et tulevad tänu sellele, mida me nagu bowlingus ja siis kergejõustikus ja jalgpallis teeme ja kuhu me läbi selle igale poole saame, siis ongi see, et tänu sellele saame ka need kodust välja, kes täna veel mõtlevad, et kas tahaks seda muutust või mitte. Selles, et muutus tuleb äge. Selles suhtes, et poisid, kes on harjunud hommikul ärgates kohvi, suitsu, vaba aega, kohvi, suitsu, vaba aega. Nüüd neil tuleb elu, mis otseses mõttes on nagu profisportlasele, kuigi see eriolümpia ei ole nagu saavutussport, vaid see ongi sport kõigile. Siis tegelikult meil on see, ma tahan, et tase oleks natukene kõrgem, et selles suhtes, et nii on lihtsam. Lihtsalt nõuad, et tase võiks olla kõrgem ja sina kui treener. Ei õnneks ma olen lihtsalt see, kes juhib seda Pärnust, seda värki, et ma õnneks ei ole ka treener sellel alal, et
noh, eriolümpial peab olema ka omal alal, peab olema oma tipse treener nagu meil on. Nagu jalgpallis on Silver, siis igal alal paneme oma ala treeneri sinna. Noh, jõusaalis loomulikult ma käin ise nendega kaasas ja teen. Aga jah, kui on ikkagi korvpall, siis on korvpallitreenerid ja jalgpallis on jalgpallitreenerid ja niimoodi igal alal. Aga ise oled sa ka sportlik. Mis on sinu tugevused spordis? Nädalavahetusel sain jälle 2 kulda. Nii muuseas. Tavaliselt ei praegu käibki nii. Et medalid kodus on 150, maailmarekordeid sisesõudmises on 4, igasuguseid imelikke asju on veel. Koroona aasta, kui midagi teha ei olnud, kellegiga kuhugi minna ei tohtinud 2 meetrit pidi vahet olema, siis oli see, et ma mõtlesin, et kas ma suudan joosta aastaga Tallinna maratonile. Ja see oli täiesti tehtav. Aga see ongi see, et seda ei pea teistele pähe nagu ajama, et selles suhtes, et see võib hirmutav olla. Et seda ei pea kõik tegema, et need minu omad, kes kõik on kõndima saanud, et seda ei pea järgi tegema. Tegin ära ja ega tegelikult igapäevaselt ma täna ei jookse, et selles suhtes, et osad liigesed on kinni, selles suhtes, et treenima sai hakatud ju 20 aastat oldus istudes, et siis selle 20 aastaga on paljud liigesed kinni, aga jah, ma olen kogu aeg öelnud, et peaasi, et kõndida saab, et kui vaja jalga üle pea ajada, siis selleks saab Pärnust teenust sisse osta, et peaasi, et saab kõndida ja. Aga sinu tugevus ongi siis sõudmises? Ja ei, praegu 15 aastat tänu Pärnu sõudeklubil on ikkagi sõudmine, sisesõudmine, masina peal. Ja see kõik on tulnud ja toonud mu need kõik medalid ja maailmarekordid ja tegelikult sõudmises täna on veel puudu MM-i kuld. Kõik muu on olemas. Kas see on siis järgmine siht? Täna tees nagu trenni sellega, et teistel oleks midagi teha, siis tegelikult see MM-i kuld võtaks suuremi aja minu elust. See tähendab seda, et see kuld võib-olla tuleb hiljem, kui tuleb, siis, aga praegu jah, ma pühendun sellele, et teistel oleks midagi teha. Kui palju sulle tullakse tänaval ligi selle sama mitte nagu otsima taha, et kus on see imemees, kes aitab kõndima, on ju, vaid nagu sellega, et Randel, sa oled suure töö teinud, et väga tubli oled ja. Ei, sellega esimesed aastad, kui esimesed lapsed ja sai kõndima, siis nende sugulased ja vanemad, vanaised tulid tänaval tänama ja nutma ja bussipeatustest palju rahvast ja siis mingid viskavad põlvili ja nutavad. Et siis oli küll omal selline tunne, et kuulge, siin on liiga palju rahvast, kõik ei pea teadma, mida ma teen. Kuidas sa täna sellega harjunud oled? Täna väga palju enam ei tulda niimoodi juurde. Ma usun, et ära tuntakse ikka, aga keegi nagu nutma ja kallistama ei ole tulnud. Aga ja esimesed lapsed ja esimesed tööd, mis nagu läksid väga hästi. Et siis oli see ikka täiesti tavaline. Mul on tehtud ka kodust Liina tänava bussipeatusesse selline inimeste skett aidati nagu koju peale esimest väga suurt tööd. Et mul on 2 sellist tööd olnud, mis on nagu riigisalasusega kaetud. Nende pärast on mul ka selline väga hea tunne. Et ma olen küll selline, et kui nagu arstid vaatavad, siis mind nagu ei tohiks olla. Aga kui on väga suur häda, siis nad leiavad ka mind üles. Mis see tähendab, et kui arstid vaatavad, ei tohiks nagu olla? Mis see tähendab? Ei, see ongi see, et nad kardavad seda, et ma teen nende töö ära. Et nad treeneri paberitega ei tohiks olla niivõrd häid tulemusi. Milles su saladus siis seisneb? Põnev. See on tegelikult see, et inimene tuleb, näitad talle paari nädalaga ära, mida ta suudab. Annad talle maista selle uue asja. Nagu alati ongi see, et kui lapsi treenida,
siis on kõige lihtsam see, et laps saab oma kodus, oma toast, mööda seina WC-sse või siis oma toast kööki. Kui tal näiteks kõht on tühi ja kedagi kodus ei ole, et ta ei peaks nagu ootama, kui keegi koju tuleb, vaid ta saab ise minna kööki. Saab seal oma võileiva kätte või siis järgmine on see, et käib ise WC mööda seina. Ja peale seda mina enam pikka juttu ei pea rääkima. Siis hakkab juba inimene suurema kui ise tööl, et on tundnud selle, et ta suudab. Ja ongi see, et väga palju ongi see, tuleb ära rääkida. Kuidas sul endal tunne oli peale esimesi suuri töid, kui sa nägid, et sa päriselt saadki ka teisi aidata? Ei ega ma ise ka nutnud. Et selles suhtes, aga see on see, et see läheb ajaga mööda. Õnneks on nii palju tehtud juba, et selles suhtes, et ja eriti läheb see hinge, kui väga paljud vanaema, vanaisa on öelnud, et nemad tahavad oma lapselapse kõnni nagu ära näha. Et siis on see, et kas ma pean siis nüüd hakkama kiiresti tööle. Kunagi oli see, et nad kõik ju ootavad, aga keegi ju, okei, ega mind on ka vaadatud, okei, mis sa siin räägid, et okei, et tee siis, et vaatame. Ja siis on mingil hetkel, kui saabki liikuda, siis on see, et kunagi oli see, et olin ühes kodus ja vanaema, vanaisa panid pilli tasku esimese korraga, kui nägid last nagu toas kõndima. Mis see tähendab, panid pilli tasku? Ei, vajusid lihtsalt ära mõneks ajal. Issand, nagu minestasid siis või? Okay. Aga siis on see, et siis ma hakkasin juba vanadele nagu eeltööd tegema, et nendega rohkem rääkima, et sellises seisus on juba täna, et see hirm oleks nagu väiksem. Et kus mina teadsin, et nii võib juhtuda, jah. Et järsku on lups. Kunagi käisin ühes koolis ka niimoodi vaatamas, et lapsed saaks nagu koolis vahetunni ajal iseseisvalt koridori, et ei peaks ratastooli kasutama ja raami. Ja siis panid ka õpetajad, panid plõks. Päriselt? Ja kuigi nad teadsid, need klassijuhatajad ju teadsid, et nende klassi lapsed käivad trennis ja teevad selle nimel tööd, et nad saaksid nagu liikuda. See ongi see, et jutt on üks asi, aga kui nad seda nagu päriselt ise näevad, see on midagi muud. Jah, et siis ma sain aru, et jah, näitama peab ka, et jutust üksi ei heita. See on hästi huvitav, et sa tõid välja nagu need on teemad, millega mina kokku ei puutu ja mina ei näe seda maailma sellisel kujul, eks ju. Ja see on nii kihvt kuulata, et meil on nagu nii palju erinevaid värve selles maailmas, nii palju erinevaid variatsioone on ju. Sellepärast ongi see hea, et läbi spordi tuua nad nagu rohkem nagu rahva hulka. Et see, ja ongi see, et nad teevad oma sporti niivõrd hästi ja üheski trennist nagu väga ei puuduta ja need nagu vapruse poisidki, profipoisid, vaatavad ju samamoodi mänge ja läbi mängu ju tegelikult tuleb see, nad ei vaata seda erivajadust täna. Nad vaatavad kui sellist ägedat jalgpalli, et see ongi tähtis, et mingil hetkel ükskõik need läbi spordi me toomegi tänu sellele, et nad hakkavad vaatama kui sportlast. Kui mitte seda, et see on nagu midagi häda. Ja nii saamegi nagu need erivajadused siis rohkem nagu rahva hulka. Kui palju on ühiskond muutunud avatumaks selles osas? Mulle nüüsku tundub, et on muutunud, aga see on see, mida mina arvan. On. Aga see on julm töö, see on see, et ma räägin, ma olen suutnud ka nädalaga halliks minna. Tahtsime ka siin suuri asju teha ja siis tuli välja, et ärge ikka väga suvel selliseid asju tehke, et järsku ehmatab turiste. Ja siis oli ka see, et oodake, ma teen nii suuri asju, et
et need turistid tulevad meid vaatama. Et selles suhtes hirmud olid ägedad. Noh, välismaal käies oled erivajadusega, sul tehakse kõik uksed aknad lahti, sa saad järjekordadest mööda. Sa saad sinna, kuhu teised ei saa. Ja nüüd meil arvatakse seda, et kui sa kuskil miskit teed ja kambaga, veel erivajadused kambaga on, siis on veel eriti ohtlik. Et siis on see, et... No meil on veel kasvuruumi. Ei, no teate, ega mul väga palju aega siin sellist tööd teha ei ole, et ükskord tahaks lihtsalt nautida. Et me peame ikkagi saama selle ühiskonna kiiremas korras natukene ringi. Seda mõttemaailma natuke teiseks. Aga on, mille poole püüelda ja mille nimel tööd teha, nii et väga tubli töö on senini tehtud ja mina jään põnevusega ootama siis seda suurt uudist, millest praegu veel rääkida ei saa, aga millest juba nagu ma alusin õige pea. Minu kohvid on ammu pakitud. Et tule tagasi ka ikka, jah? Ja. Et siin ongi see, et ma räägin, et see vapruse ime on selline, et mis loob selliseid tingimusi, et ma usun, et küll nad näevad ilma ja saavad ägedate lennukitega sõita ja kõiki asju teha. Näevad üle maailma teisi omasuguseid sportlaseid. Ja. Aga mulle meeldivad see, et Summer Cup läks selliseks, et need on see eriolümpia jalgpall on Summer Cupi osa. See tähendab seda, et mitte ainult Pärnu hotellid ei panda täis või koolimajad, vaid isegi Tallinna hotellid. Selles suhtes, et täna on eriolümpia maailma jalgpall on sellisel tasemel, kus kõik eriolümpia jalgpalli riiklikud meeskonnad mängivad jalgpalli tippklubid all. Näiteks Barcelona on üks selline, keda kui see siia Pärnu saab, siis ma müün selle staadioni 10 minutiga täis. Kuule on, mida oodata, sellega võtame täna kokku. Suur aitäh sulle, Randel, ja jõudu tööle ning jätkuvad särasilmadesse. Ja ei, meie paneme kindlasti edasi.